Juba 20 aastat ma olen varjanud oma päris personalitit. Mul on naabrid, kes ei tohi veel teada sellest. Nad ei ole selleks valuks veel valmis. Mul on lapsed ja lapselapsed, kes ei saaks mulle pärast seda enam otsa vaadata. Mul on naine, mul oli naine, keda ma väga armastasin, aga minu rumalate käitumiste tõttu ta pidi lahkuma siit maailmast. Täna viinakuul 5. täpsemalt läksin ma hinge otsimise rännakule. Mida ma leidsin, olid lambad ja see inspireeris mind mõtlema laiema silmaringiga. Ma leidsin oma hingerännakutel paar lammast, kelle ma ühe hoobiga maha lasin oma rusikuna. Ja nende häälitsused pani ma mõtlema, kui väike minu elu on võrreldes teiste lammastega siin maailmas. Kas ma julgen vaadata otsa sellele inimesele, kes ma minevikus olin, või ma muutun täiesti teiseks inimeseks? Olev kuuleb. Kas Olev kuuleb? Ei tea, muidugi Olev kuuleb. No, Kohe öelnud siis. kuidas tahad? Jaanitulele tuled või? Kellega ma räägin esiteks? Naabrimehega. Kas see, kes küll maastab kui mingi persaisu? Ei, Okei. Nii, mis on selle nagu, mida me tähistame? jaanipäeva. Okei. Tuled või? Ja oota, ma ujun. Okei. Tule siis koju, jaanipäev saab läbi varsti. Aga tee nii ka, et seekord meil mõdu jagub 2, mitte et sina on jood ja mina peab pealt vaatama. Head aega. Ja seal minu see naabrimees oligi. Ta ei tea nagu mitte midagi. Tema elab oma elu edasi nagu midagi ei oleks juhtunud. Ainult mina tean. No tere naabrimees. Kellega sa räägid seal? Ma lihtsalt mõtlesin kõva häälega. No mõtle vaiksemalt, kell on juba 12. Jaanipäev on läbi.
viimane tuli. Kus sa olid nii kaua? ma käisin sulle süüa toomas. teeme ka šašlõkki ka. Arigato. kus siis see mõdu on, mida sa enne rääkisid? No, nagu ma ütlesin, siis sa jõudsid liiga hilja ja mõdu on juba kõhupoisis. ja ma vaatasin sellele kõvasti töötavale vanamehe pässil otsa ja ma ainult noogutasin, mul ei olnud talle midagi muud öelda. kõik ainult saavad mind disappoint ida. no tänan selle jaanitule eest, aga ma pean magama minema. No selge siis, head ööd ja head tööd. head ööd. ja ma kõndisin oma koju tagasi, mitte talle otsa vaatamas, kuna kurbus ja viha oli minu hinges liiga suur. ma läksin oma ühetoalisesse talusse magama ja ootasin järgmist päeva. Kikeriki! Vanakires ja mu silmad olid avanenud. Ärkasin siis üles esimene asi, mis ma mõtlesin, oli, et kusel oleks raadi. Läksin siis ja kusesin jaanitule pustu. Tänase päeva plaanid on siis see, et lähen arutan Oleviga, mida ette võtta selle paadiga siin. Kopp. ja siis ma vaatasin seda akent, seda ühte akent, mis mul siin kodus on ja ma nägin teda, oma naabrimeest, kes on alati nii õnneliku veseriga. see ajab mind närvi. jaa, mida sa tahad? tähendab, tere hommikust. Tere hommikust. Aitäh. Niisiis, mis täna plaanis kah? no mis seal ikka, sama viisi edasi nagu ikka. Mis see tähendama peaks? et ikka nii nagu alati. No aga siis arutame, et mida selle paadiga ette võtta seal. see sinu vana küna või? no lähme vaatame, mis me sellega teha saame. Lähme. See isegi ei ole minu oma. vaata, sul tuleb sammal välja. jah. see oli see su poja peldik kunagi. sa mõtled DJ Vanemuiset või? nagu ta on ju alles väike imik. tema peldik oli pampersid. ei. sa mõtled tema vann? kuule. joo. Beef for real. ma ei ole mingi beef. no näed küll välja juba siukene vana ja suitsetatud ja. suitsu ma teen. mitu sigaretti päevas. no mitu siis? see on juba sellest ajast, kui ma kroonu läksin. kroonu ajal. sind võeti lampjalgadega kroonu või? ehk te oled siis varem ei teadnud, et mul need lampjalad olid. omal ajal ju testiti seda seal. ei, seda hakati testima siis, kui nad nägid, et ma kõndisin kahtlaselt. no ja mis siis sai? aga mis me ikka sellest minevikust räägime? no aga räägi. muidu ma ei taha rääkida. sa kogu aeg nii endasse tõmbunud. no ja siis? me siin naabrimeestega mõtleme, et sa varjad midagi. mida sa ajad?
ma lihtsalt naljatan. ja siis ma naersin tema nalja üle, aga tegelikult tal on tõsitera tema jutus. aga ma ei saa tema tuju halvendada teadmisega, et mina olen see, keda kõik vihkavad. no mis sa siis selle paadiga kavatsed teha? mõtlen, et lammutan lahti ja teen sae puruks ja siis kompostiks. mina ei teeks niimoodi. mis siis teeksid? mina võtaks selle paadi ja läheks kalale. selle sitase paadiga. ega sa ei pea ju selle paadi pealt sööma. kuule, sa ei ole paadiga sõitmas käinud või? tead, mis ma sulle ütlen ja kuula nüüd hoolega ja pane see enda kõrva taha. Nonii. ega sa sitast saia ei tee. mida? ega sa sitast saia ei tee. nii et jäta siis meelde. ja niimoodi ma lahkusin tema seltskonnast. mul ei olnud midagi teha, minu aiatööd olid kõik tehtud. too laupäev on mul hästi meeles. naabrimees oli varahommikul läinud. mine tea kuhu. aga järsku ma kuulsin appikarjeid. mida perset, mis seal see oli? ma pidin uurima minema. kuigi need ajad on juba möödas, on mul abistamishimu alati suur. ma läksin kontrollima olukorda. kes vajab abi? minu. ja seal ta oli, minu naabrimees. võttis minu sõnad kõrva taha, aga mida ta meelde ei jätnud, oli see, et sitast paadist sa saia ei tee. ma hüppasin vette ja mind seekord enam ei huvitanud, kas nad teavad või ei. tule nüüd, naabrimees, lähme ruttu kaldale. no aitüma. no võta heaks. ära enam nii sügaval uju. eks ma patsu ja. kuidas see juhtuda sai? võtsin siis sinu neid sitaseid sõnu kuulda, näed. ma noogutasin, teades, et mina olin süüdi, miks peaaegu pidi minu naabrimees ära uppuma. mul on väga kahju, et mina olin sinu õnnetuse põhjustaja. ja siis ma nägin, ta oli jälle kukkunud vette. ja siis ma hüppasin jälle vette. tule nüüd, vanamees. no aitüma. ära enam siia vette mine, sa muidu upud ära. jah. okei, head aega. head aega. oota. seleta. kuidas sa nii ruttu siia said? sa räuskasid nii kõvasti, et seda oli nii kaugele kuulda. ära valeta. ma nägin 1 sekund. maa oli tühi ja 2 sekund sa olid mu juures ja aitasid mind. kes nüüd sekundeid loeb, siis kui inimese elu on ohus, eks need sekundid ongi need kõige pikemad. ma ei usu sind. sul on veel palju seletamist vaja teha. aga ma jätan sind praegu rahule, sest mu pere, mu pojal on sünnipäev. ma olin väga tänulik, et ei küsinud rohkem keerulisi küsimusi, millele on raske vastust leida. aga ma tean, et ma enam sellest minevikust enam joosta ei saa. ma läksin kakinduse kõrtsi. oi, keda pole ammu näinud. kuule, me just nägime üksteist. eks need sekundid olegi.
ma olen su valedele jälile saanud. mis sa patrad? Tõde. või õigus? jah. no istu siis maha ja las ma räägin sulle. no. ammu, võib-olla sa veel tead tema nime nagu Vana Karu. jah. see oli see superkangelane kaugest ajast. kuni ühe minu missiooni õnnetuse tagajärjel minu naine hukkus. kõik süüdistasid, et mina, Vana Karu, tõppis oma naise. oota, mis asja? sa oled Vana Karu? jah. kohe öelnud. see ei ole nii lihtne, nagu see tundub. ma olen pidanud selle minevikuga elama aastaid. no ja siis? see on minu jaoks väga raske. kelle jaoks ei oleks? mu naine on ka kuradi juba kuule, sul ei olnud naine, sul oli eit. aiamaa väetis. sinu naine oli eit, ehk siis eriti ilus tüdruk. no seda küll, aga nüüd ta on juba jah. väetis. porgandite sees ja. eriti ilus. väetis. jah, just. no aga kõik arvavad, et Vana Karu tappis. aga Vana Karu ei tapa. Vana Karu päästab. keegi ei arva seda. arvab. ei. arvab. legend on, et Vana Karu tantsima ei õpi. no seda nad räägivad jah lastele, et neid hirmutamaks. aga tegelikult Vana Karu is just getting started.